Tere, sõbrad! Täna kuulame, kuidas Sipsik taksoga sõitis. Sipsiku taksosõit. Ükskord läksid ema ja isa tädi juurde sünnipäevale ja võtsid Anu ja Mardi ühes. Aga tädil ei olnud lapsi ega mänguasju ja sellepärast võttis Anu Sipsiku ka veel kaasa, et oleks, kellega sünnipäeval mängida. Ema küll alguses ei tahtnud hästi Sipsikut lubada, aga pärast ikkagi lubas. Ja nii nad siis läksidki kõik viiekesi. Isa, ema, Mart, Anu ja Sipsik. Tädi juures sai igasuguseid võileibu ja kooke ja morssi ja kakaod. Suured inimesed muudkui sõid ja ajasid juttu ja sõid ja ajasid jälle juttu. Anu ja Mart sõid ka, aga juttu nad suurt ei ajanud. Kui neil kõht täis oli, siis mängisid nad Sipsikuga. Viimaks oli sünnipäev läbi ja ema ütles, et on aeg hakata koju minema. Aga isa ütles, te oodake natuke, ma lähen võtan takso. Võta pealegi, ütles ema. Võta jah, hüüdsid Anu ja Mart. Aga Sipsik ei öelnud midagi, sest ta polnud veel kordagi elus taksoga sõitnud ja ei teadnudki õieti, mis asi see takso on. Isa pani riidesse ja läks välja taksot otsima ja teised hakkasid ka tasapisi riidesse panema ja jumalaga jätma. Ja kui nad välja läksid, siis isa juba sõitiski taksoga ette. Nad istusid taksosse ja juht pani mootori käima. Aga taksomeeter juba käis. See taksomeeter oli niisugune masin, mis näitas, kui palju sõidu eest tuleb maksta. Iga kilomeetri eest tuli maksta 20 kopikat ja taksomeeter luges kõik kilomeetrid ära ja kirjutas kõik kopikad üles. Ja ise ta tiksus just nagu kell. Tiktak, tiktak, tiktak. Takso sõitis väga kiiresti ja kihutas ühest bussist ja 2 veoautost mööda. Ja nii nad olidki varsti oma maja ees. Anu vaatas taksomeetrit ja nägi, et see oli 90 kopikat üles kirjutanud. Isa maksis selle ära ja nad tulid taksost välja ja takso sõitis minema. Ning siis Anu äkki märkas, et Sipsikut ei ole ja ta hakkas suure häälega nutma. Sipsik oli jäänud autosse. Vaene Sipsik istus takso tagaistmel ja oleks samuti tahtnud nutta, aga ta ei saanud, sest tal polnud pisaraid. Pidage ometi kinni, hüüdis ta autojuhile, kuid autojuht ei pannud teda tähelegi ja muudkui kihutas edasi. Võõrad majad vilksatasid mööda, kõnniteel käisid võõrad inimesed ning Sipsik tundis end nii hirmus üksi ja mahajäetuna. Viimaks jäi auto seisma. Sipsik piilus aknast välja ja nägi, et nad olid jõudnud valgusfoori ette. See valgusfoor rippus kõrgel tänavakohal ja seal põles punane tuli. Aga siis hakkas punase tule asemel põlema kollane ja siis roheline. Kui roheline tuli põlema hakkas, võisid nad edasi sõita ja sõitsid üle risttee.
ning jälle kihutasid nad mööda võõrast tänavat. Seal nägi Sipsik korraga ühte naist tee ääres seismas ja see naine tõstis käe üles. Auto hakkas kohe pidurdama ja peatus naise juures ja nüüd nägi Sipsik, et sellel naisel oli väike tüdruk ka käe kõrval. Naine tõmbas auto ukse lahti ja tuli koos tüdrukuga autosse. Palun Pirni tänavale, ütles ta juhile. Aga tüdruk hüüdis. Ema, vaata, missugune nukk siin on. Selle on vist keegi maha unustanud, arvas ema. Ja tüdruk ütles, ma tahan seda nukku endale. Ning ta võttis Sipsiku kätte ja keerutas teda käes. Nüüd sai Sipsik vihaseks ja hüüdis. Kuidas sa tohid mind endale tahta, kui ma olen hoopis Mardi tehtud ja Anu jagu? Tüdruk ei teinud Sipsiku jutust väljagi, aga autojuht vaatas tagasi ja ütles. Enne sõitsid siin üks poiss ja tüdruk koos isa ja emaga. See on vist nende nukk. Aga võõras tüdruk hakkas jonnima ja karjus ikka. Ma tahan seda nukku endale, ma tahan seda endale. Ära jonni, ütles tüdruku ema. Ja Sipsik ütles väga suure põlgusega. Niisuguse jonnipunni jagu ei taha ükski nukk olla. Tüdruk jonnis ikka edasi, aga Sipsikul polnud sellest enam midagi, sest tüdruku ema võttis ta tüdruku käest ära ja andis juhi kätte. Ning juht pani ta enda kõrvale istuma. Siis nad jõudsidki varsti Pirni tänavale, kus see jonnakas tüdruk elas ja tüdruk läks koos emaga autost minema. Varsti pidas keegi kaabuga meestakso kinni ja siis nad sõitsid sinna, kus see kaabuga mees elas. Aga kaabuga mees elas sealsamas lähedal, kus elasid Anu ja Mart. Vaatame korraks seda pilti ka. Siin on selline pilt, kus on see jonnakas tüdruk. Ta hoiab Sipsikut käes ja tahab Sipsikut endale, aga ta ei saa. Ja tekst läheb edasi nii. Autojuht sõitis Anu ja Mardi maja ette, võttis Sipsiku kaenlasse ja tuli taksost välja. Majahoidja oli parajasti värava juures suitsu tegemas ja taksojuht küsis majahoidja käest. Vabandage, kas siin elab üks väike tüdruk, kellel on natuke suurem vend? Elab küll, ütles majahoidja. Teisel korrusel, korter number 5. Taksojuht läks teisele korrusele ja kõlistas Anu ja Mardi ukse taga. Ning kui isa ukse lahti tegi, andis taksojuht Sipsiku isa kätte ja ütles. Teie väike tütar unustas selle nuku taksosse. Tänan teid väga, ütles isa. Meie Anu oli kangesti õnnetu ja nutab praegugi veel. Anu oli tõesti väga õnnetu ja lihtsalt ei saanud nutmist järele jätta. Aga nii, kui ta Sipsikut nägi, jäi tal nutt iseenesest järele. Ta kallistas Sipsikut kõvasti ja ütles, armas Sipsik, ma ei unusta sind enam kunagi kuskile. Ning Sipsik oli väga rõõmus, nii rõõmus, et kui ta oleks osanud nutta, siis oleks ta nutnud rõõmu pärast. Vot selline oli lugu Sipsiku taksosõidust, sellest, kuidas Sipsik sõitis taksoga. Praeguseks kõik. Nägemiseni!